Hei, hei, armas kuulaja, tere tulemast kuulama podcasti Kaasaegse naise podcast. Mina Näinika Nilsson, sinu host. Eelmisel nädalal pidin sõitma Ameerika Ühendriikidesse, Tampasse. Ja ma juba lendasin, et ma jõudsin Tallinnast Frankfurti ja sealt oleks pidanud minema järgmise lennuga siis Frankfurt-Tampa. Ja siis lennukist maha tulles lugesin emaili, et see üritus, see konverents, kuhu ma sõitsin, see on edasi lükatud. Ja põhjuseks oli siis troopiline torm nimega Helene, mis lausa muutus hiljem 4. kategooria tormiks. Ja St. Petersburg, see piirkond, kuhu ma läksin, on mere ääres. Ja seda ähvardasid üleujutused ning isegi kui torm otseselt ei tulnud sinna piirkonda, siis siiski üleujutused, elektrikatkestused ja kõik muu oli täiesti aktuaalne. Ja kui me räägime otsustamisest, siis tegelikult see hetk, kus ma põhimõtteliselt lennukist maha tulin, lülitasin oma mobiilse data sisse, lugesin emaili, mu peas oli põhimõtteliselt kohe otsus, et ma oma reisi edasi ei jätka. Leian vaikse koha, vaatan, mis kell läheb järgmine lend tagasi Tallinnasse ja ostan uue pileti. Ja oligi tehtud, kõik. Ei mingit, mis siis kui, aga võiks, ma juba planeerisin, et ma umbes olen 6 päeva ära, et ma võiks ju nii ikka Tampasse koha peale minna ja kõike muud. Ei, tegin otsuse ja lendasin tagasi Eestisse. Aga ainuke miinus oli see, et pakkisin ju suviselt asju ja ootasin Tallinna lennujaamas Bolti taksojuhti, kes pani juba seal mäe all kirja, et ta on umbes kohale jõudnud. Kuigi oli näha, et teda ei ole, siis ma läksin õue, sain vist seal külma tuule käes olla natuke liiga kaua ja sain väikese nohu ja köha ja sellepärast mul natukene on häälega ära. Aga ma endiselt mõtlesin, et ma lõpetasin eile õhtul raamatu lugemise nimega Tugev aju. Selle autor on siis Anders Hansen, Rootsi siis, mis ta on, teadlane või? Arsti kutsega, töötab psühhiaatria valdkonnas peaarstina. Ja tema raamatust ma olen rääkinud mõnes varasemas podcasti osas ka. Aga nüüd ma jõudsin selle raamatu läbi lugeda ja ma tundsin, et see raamat vajab täiesti eraldi podcasti osa. Anders Hansen, Tugev aju. Kuidas liikumine ja treening sinu aju tugevdavad. Ja sellel raamatul on kleeps ka peal. Eesti terviserajad soovitavad. Ja miks see raamat on minu jaoks praegu nii suur selline moment? On seepärast, et 6 aega tagasi otsustasin, tegelikult ma otsustasin natuke varem, aga need sammud on tasapisi, aga 6 aega tagasi oli see koht, kus ma põhimõtteliselt esimest korda oma jõusaali treeneriga sain kokku ja tal ei ole mingit kohustust või kuidagi soovitada, et ta kuula mingeid asju või loe mingeid raamatuid, aga seal neid harjutusi tehes siis jutt läks motivatsiooni peale, et miks me mingeid asju teeme ja ta soovitas seda raamatut. Tugev aju. Ma mõtlesin, okei, mingi trenni raamatu, aga mis seal ikka? See oli valdkonda, mille suhtes ma olin otsustanud, et mul täna teadmisi ei ole. Ma ju saan midagi juurde õppida, sest ma kõigile kogu aeg oma kuulajatele räägin, kui sa täna ei tea ühte või teist asja, siis sa lihtsalt saad ju juurde õppida. See on kasvule suunatud, arengule suunatud mõtteviis. Me ei ole vanad koerad. Ja isegi kui sa oled vana koer, siis see ütlus, et vanale koerale ei saa uusi trikke õpetada, ei ole õige, sest vanale koerale saab ka uusi trikke õpetada.
ja kui sa täna midagi ei tea, siis sa saad selle välja uurida ja välja mõelda ja õppida. Ja see raamat oli raamatupoodidest läbi müüdud ja ma lihtsalt vaatasin, kas see on kohalikus raamatukogus ja siis võtsin selle raamatu. Ma võtsin veel mõned raamatud ja kuna ma teadsin, et mul treeneriga on järgmine kohtumine tulemas, siis ma hakkasin seda raamatut lugema. Lugesin ära 50 lehekülge, mis meil oli nagu järgmisel kohtumisel midagi rääkida ja siis ta jäi mul seisma. Siis ma lugesin läbi teise raamatu, mis oli Kella 5 klubi, millest ma olen ka natuke rääkinud juba. Ja siis ma natuke olen lugenud oma 3. raamatut, mille ma raamatukogust võtsin, oli eelviimine. Siis ma nüüd raamatukogu saatis mulle meeldetuletusi, et hei, raamatut tuleb tagastada. Ja siis meil õhtul võtsin ja lugesin selle raamatu lõpuni. Ja põhimõtteliselt lühidalt kokkuvõttes on see, et liikumine on vastus meie igasugustele tervise hädasäledele. Ja just need tervisehädad, mis on stress, ärevus, depressioon, raske on keskenduda, et kui kogu ma seda terviseteekonda alustan, siis mul oli see, et ma olin lühikese aja jooksul võtnud juurde lihtsalt 10 kilo. Tundsin ennast raskena, ebaloomulik, et ma kasutan nutikella ja nutikaalu aastast 2017 ja kui ma neid graafikuid vaatan, seal on ilusasti näha see, et esimene rasedus, teine rasedus, 3. rasedus, need on nagu sellised mäed, vaata, 9 kuu jooksul tuleb palju kaalu juurde ja siis see langeb ruttu alla. Ja siis mul on selline graafik, kus on nagu 6 kuu jooksul 10 kilo, võiks ju nagu olla 4. rasedus, aga see rasedused, mis on olnud vahepeal, need on katkenud päris alguses, sest ei ole olnud sellist kaalutõusu ja siis nagu, mis toimub kehaga? Et kas oli stress, ärevus, mis toimus? Igasti juhes, kui ma ei teadnud seda, siis ma uurin selle välja. Ja miks mulle see tugev aju meeldis? Sellepärast, et naistena meil on mingisugune minapilt, mis on seotud natukene selle kaalunumbriga, sellega, mis pilt meile sealt peeglist vastu vaatab. Esimene asi on see, et lihtsalt armasta iseennast sellisena, kes sa oled. Teiseks, loomulikult ma alustasin kogu seda toitumisnõustaja juures käimist ja jõusaalis käimist ja nagu kogu seda protsessi selle põhjusega, et okei, mu kaalunumber on suur, kõik olemasolevad riided kapis on mulle kitsad, raseda riided ma olen kõik juba ära andnud, mis ei ole ka nagu sobilikud, et mis toimub. Ja kui me räägime, et motivatsioon on raske, momentum on kerge, siis nende pisikeste sammude tegemine on lihtne, aga samas nagu, et mingil hetkel tundis, et see kaalunumber või midagi ei vii mind sinna jõusaali või trenni. Siis see raamat räägib aju tervisest, tugevast ajust ja see täiesti muutis minu mõtteviisi, mida tähendab see, et ma käin jõusaalis, loodetavasti õige pea lisan mingi sörkjooksu oma päevakava jalutamiste asemel. Ja see on lihtsalt, see eesmärk on hoopis teine minu jaoks. See tähendab seda, et ma tahan, et mu aju oleks terve. Ta räägib sellest, kui oluline see väikeste laste puhul on, ta räägib seda, kui oluline on see vanemate inimeste puhul, keda ähvardab seal dementsus. Ja kui ma lugesin seda raamatut, siis mul oli selline tunne, et okei, mu lapsed on juba 99% ekraanivabad, aga pühapäev ma lihtsalt tundsin, et okei, õues on mingi vihm ja tuul ja ei, me lähme välja liikuma, et me ei ole siin kodus, eks ju. Lihtsalt, et liigutame oma keha. Ja näiteks ma olen täiesti selle vastu, et ma oma lapsi autoga viin lasteaeda või kooli. Ei, me kõnnime hommikul lasteaeda ja kooli ise kõnnivad, kasutavad ühistransporti. Et ei ole selline autoga uksest ukseni viimine. Et lapsed saaksid liikuda.
see on nii oluline nende aju tervisele. See oli üks asi, mis mind motiveeris minema hästi kehva ilmaga õue, sest ma teadsin, et see on mu lastele hea, see on mulle hea. Ja teine asi oli see, et kui ta vanadest inimestest räägib, et ma mõtlesin kohe oma vanaemale peale. Ja siis, kui vanaema jalutab lähedal asuvasse poodi või surnuaeda, siis kohe meie teised pereliikmed on, issand jumal, et miks sa võtsid selle jalutuskäigu ette, et ma ju saan mingi asju autoga tuua ja sind autoga viia. Ja minu esimene mõte pärast seda raamatulugemist oli see, et kui ma nüüd vanaema juurde külla lähen, siis ma kutsun ta, et lähme jalutame poodi. Et vanemas eas ka, et kui oluline meie aju tervisele on see, et me jätkame kõndimist. Ja kui siin tõesti ähvardab depressioon, ärevus, siis siin on lausa peatükk jookse stressi eest ära. Kuidas saavutada paremat keskendumisvõimet, õige antidepressant, liikumine, kuidas oma aju treenida, kuidas meie aju kasvab ja areneb, et see on müüt, et meil ei teki enam ajurakke elus juurde, et selle ta kummutas ilusasti ära. Kuidas tervislikult vananeda, nii et meie aju töötab teravalt. Nii et see raamat oli lihtsalt minu jaoks nii silmi avav, et see, et ma teen trenni ja liigutan oma keha, ei ole nagu, tore, kui kaalunumber või füüsiline tervis või kuidagi muutuvad, kuid minu jaoks on nii oluline, et minu aju töötaks super hästi, sest minu eesmärk, mille ma olen kirja pannud, on see, et ma olen oma parimas füüsilises ja vaimses vormis. Ja ma tahan olla seda kogu oma ülejäänud elu. Et ma olen 3 lapse ema ja emade seas liigub selline siis, ma ei tea, müüt, et pärast iga last ja iga sünnitust umbes su mälu ja ajutöö muutub järjest kehvemaks, et ei mäleta mingeid lihtsaid asju. Ja siis mingil hetkel mul endal oli täpselt sama tunne, et äkki see vastabki tõele, et iga lapsega kuidagi see mälu jäi järjest kehvemaks. Aga nüüd, kus ma olen hakanud teadlikumalt liikuma, siis ma tunnen, et tegelikult ka see aju töötab palju paremini ja see on täielik müüt ja jura ja see, kui hästi meie aju töötab, on meie endi kätes ja me saame seda kontrollida. Nii et ma täiega soovitan seda raamatut. See on üle 200 lehekülje pikk. Lihtne lugemine ei ole üldse selline teaduslik lugemine. Jah, ta räägib siin, mis seal ajus on ja kuidas aju töötab, aga ta teeb seda lihtsal kujul. Ja hästi palju ta kordab ennast, kuidas liikumine on ajule hea. Ja ta teeb seda nagu erinevate nurkadelt. Ja pärast 200+ lehekülje lugemist, siis loodetavasti sa nagu mõistad seda, kui hea see su ajule on. Nii et kui sa oled otsinud seda motivatsiooni või inspiratsiooni allikat, et nüüd minna ja oma keha liigutada, siis ma ütlen, et tee seda oma aju pärast. Sest kui meil mõistus on terav ja töötab hästi, meie aju olemegi meie ise, siis kõik muud asjad loksuvad ka paika. Ja seal ta räägib ka sellest, miks liikumine tekitab meil seda tunnet, et me vajame rohkem liikumist, sest see on meile hea. Et kõik need erinevad hormoonid, ained, dopamiin, serotoniin, kõik need teised asjad, kuidas läheb natukene sügavamati kõigi nende teemadega, et ja mul on see, et täna hommikul, ma eile õhtul lugesin selle raamatu ära ja mul on niimoodi, et ma olen haige olnud, siis ma mõtlesin, et ma ei tee seda nagu trenni, et ma hoian ennast nagu tervenen, paranen. Aga samas mul on põhimõtteliselt ainult hääl natuke ära ja veits köhatan. Tegelikult on enesetunne juba super hea. Ja siis mul on nagu, et ei, ma pean minema trenni. Ja siis ma tulin trennist tagasi ja mul on nagu nii hea olla.
nii et jah, salvestan seda podcasti osa ja kutsun sind üles lugema seda raamatut Tugev aju. Kui said mõne väärtusliku mõtte, pane like, share'i sõbraga ning järgmiste kordadeni. Tšau!